See on võib-olla juba see on võib-olla juba 6. kord, kui ma seda videot teen. Kohtuvideo on sellepärast veninud, et mul ei ole lihtsalt enam jõudu. Mu jõud on raugenud, sest täna on olukord. Üks kohtuasi, millest ma teile kogu aeg ette valmistasin. Mind täna vaigistatakse. Mind vaigistatakse Eesti riigi poolt. Kui ma julgen sellest rääkida, siis mind mõistetakse vangi maksimumkaristusega 7 päevaks. Ma olen teinud otsuse, et ma nõuangi omale vanglakaristust 7 päeva. Kui me elame riigis, kus sa üritad aidata, mis kohustus on pannud sulle peale Eesti riik. Ja täna öeldakse mulle, et ma pean olema vaiki sellest, kui see on kestnud 5 aastat selline terror. Lõputu raha välja pumpamine. See ju ei lõppe veel. Me ei ole 5 aastaga jõudnud esimesest astmest mitte kuskile. Ja aidata ma ei saa. Paljud inimesed teavad, millest juttu on. Paljud mõtlevad, et see asi on ammu korras minu elus. Ei ole. See, et te näete, et kõik nagu tundub korras olevat, selles suhtes ongi korras, kes saab aru, millest ma räägin. Aga terror kestab ja jääbki kestma. Me ei saa isegi mitte midagi teha, sellepärast, et Eesti Vabariigis on kohtumäärused WC-paber. Jah, kuulsid õieti WC-paber. Seda ei pea täitma teised inimesed. Nende menetlustega naeruvääristatakse kohtusüsteemi. Naeruvääristatakse mul ei ole isegi sõnu. Kogu kohtusüsteemi naeruvääristatakse. Me ei räägi sellest suurest määrusest. Me räägime kõigist abiprogrammidest, asjadest. Ma räägin üleüldiselt, ma ei räägi oma menetlusest. Kõik eiratakse. Mis siis, et meil on olemas seadused, siis tuleb ka vastavalt seadustele tegeleda ja karmilt karistada, aga mitte vaadata pealt ja iga päevaga kasvab selline tegevus. Neid on masside ees. Ma toon lihtsalt ühe elementaarse näite. Ma tohin rääkida sellest, sellepärast, et ma ei räägi ju menetluse sisust, sest see on täna kohtutoimikus kustutatud. Seal ei valita vahendeid. Ma toon elementaarse näite. Minu alasti pildid pandi kohtusse üles. Jah, te kuulsite õigesti. Minu alasti pildid. Loomulikult kohus seiskus selle peale. Loomulikult ei kõrvaldatud teist juristi, kuigi see ei puutu asjasse. Loomulikult see kustutati kohtutoimikust. Aga kas sellele järgnes sanktsioone? Okei, see ei ole see kohtunik, kes meil praegu on. Tema ei teagi sellest midagi, sest see on kohtutoimikust kustutatud. Kui selliseid naljasid lubatakse teha kohtus karistamatult, siis ei saagi mitte midagi meie ühiskonnas muutuda. Ma võin öelda, et see oli juristide auliige, kes seda tegi. Ma läksin juristide auliitu seda kaebama. Tuli välja, et ta on kõik õigesti teinud. Ta on au inimene. See on au asi täna kohtus niimoodi teha. Kui meie tuleviku arvelt niimoodi lollitatakse ja tehakse, see on päris raske tee on, mida ma olen terves aeg läbi teinud. Sellest need reisisaated ka sündisid, sellepärast, et see on mu vaimne ravi. Normaalne inimene oleks täna psühholoogiliselt vaimse sulumajas. Kuna ma olen niivõrd tugev natuur, siis ma pean vastu. Aga te kujuta ette, see 2 nädalat, mida ma seda lindistust teen,
halvanud mu liikumise. Meeletud valud. Ja täna ma ütlen selgelt, et Eesti Vabariik teeb raha vaimse tervise arvelt ja mul on õigus seda öelda. Miks? Miks ma Eesti riiki kohtu ei anna? Andsin kohtusse. Teate, mis välja tuli või? Eesti riigi esimese astme kohtu vastus oli selline, et ma ei ole kohtutäiturit kohtusse andnud. Ma ei räägi jälle oma kohtus sellest loost, millest ma rääkida ei tohi. Ma räägin praegu riigi kohtust. Ütlen teile seda, et riigi kohtusse andsin. Ma räägin sellest, mitte oma kohtuloost, mille eest ma võin vangi minna. Risto Sepp andis tahtlikult, kujutate, nii kõrge ametnik andis tahtlikult kohtule vale tõend, et seda ei saaks menetleda, kujutate ette. Sest te kujutate ette, mis tegelikult seal taga toimub. Ja see, mis meie ühiskonnas räägitakse, see on kõik jama. See on täitsa jama. See, mis ajalehed kirjutavad iga kuu. Kõik šants on olemas ja kõik asjad on tehtavad, aga keegi ei räägi. Need lukustatakse, vaigistatakse ja sellepärast ma ütlen, et see on täna Eesti Vabariigi vaimse tervise arvelt raha tegemine riigikassasse, aga see on meie tulevik. Ja nii kaua, kui kohtumäärus on WC paber, me ei räägi sellest suurest määrusest, me räägime abistavatest määrustest, asjadest. Kui inimesed ütlevad teised kõrvalt, et nemad seda täitma ei pea, siis täpselt nii kaua ongi see WC paber. Ja täpselt nii kaua, kui inimesed kaasa aitavad karistamatult sellisele tegevusele. See jätkub. Ma olen juba aastaid tagasi teinud videosid valmis. Ja tulnud selle teemaga avalikkuse ette, mind öeldakse, et mind lõmastatakse avalikkuse ees, et avalikkus ei ole valmis seda vastu võtma. Miks ma ütlen, et Eesti riik teeb vaimse tervise arvelt raha? Sellepärast, et mitte ükski inimene peale kohtu. Seadusandlus ei tohi siia menetlusse sekkuda. Aga kõik sekkuvad. Selleks on meil seadus. Politsei ja mitte keegi. Ma ei saa jälle rääkida. Sest täna ma sellest ei räägi, kuna ma austan veel kohtunikku. Äkki ta teeb 10. juuni mingi otsuse ära. Aga kui ta ei tee, taotled 7 päeva vangistust. Ja tulen avalikkuse ette ja räägin kõik suu puhtaks, kuidas meil toimitakse, kuidas meil tehakse. Kuna täna on see olukord juba veel kaugemale läinud ja läheb iga päevaga aina kaugemale. Sellel on vaja kriips peale tõmmata. Sellel on vaimsed tagajärjed. Aga ma ei taha rohkem sel teemal rääkida. Ma annan väljast lindistuse ennem kui 10. juuni lähen kohtusse sisse sellele asjale. Kas ma sealt ka välja tulen ilma vangistuseta või rahatrahvita? Loomulikult ma taotlen rahatrahvi asemel vangistust, sest riik on pumbanud välja mult 50 000 eurot. 50 000 eurot kujutate ette. See on advokaatide ja riigi koostöös vaimse tervise arvelt raha tegemise koht. Need on karmid sõnad. Aga nii täna see olukord meil Eesti Vabariigis on. Ma ei oleks võib-olla seda teed ette võtnud, aga kui ma käisin kodukülas, inimesed tulid juurde, sa ei saa enam vaiki olla, Kristjan. Kedagi ei huvita, kõik seisavad enda eest, kui oled see sina, kes julgeb selle kõik avalikkuse ette tuua ja rääkida, mis tegelikkuses toimub. Aidates teisi inimesi. Aga olgu, ma ei jaksa rohkem ja eks me tuleme tagasi nende juurde. Tulen teie rääkima, ma olen teinud 3 ekspertiisi, sellest ühest te olite kuulnud minu varasematest loost ja ma olen teinud 3 kohtuekspertiisi, kõik 3, mis on tehtud, ei vasta tõele, mida ma saan ka panna ilusti tõendusmaterjalid teile üles. Kui 3 ekspertiisist 3 erinevas kohtus on tulemas 0, see peaks olema inimese jaoks nagu paranoia.
sellepärast ma peangi teile selle koos tõenditega panema. Et 2 ma saan panna, 3. eest mind pannakse vangi. Aga ma ütlen, minust saab esimene inimeste aitaja, kes läheb vangi, kui 10. juuni kohtus otsuseid ei tehta. Sellise lubaduse ma täna annan. Sest täna enam ei ole muid võimalusi. Sest keegi ei austa kohtumäärusi isegi abisaamisprogrammide poolest, kus peaks olema kõik tagajalgadel ja lähtuma Eesti Vabariigi seadustest. Kõike ilusat teile.